Jah, ma olen siin aja serva. On mu süda siin, minu sees sinu kõrva. Siin on see, mida aeg teiseks ei tee. Selliseks ma jäin nagu näin, olen endine ja endiseks kui saa. Võta mind just nii nagu näin, sest et siia jään ma. On ruumiga tuulte, on mu suudlus siin ja on see minu kuulte. Siin on see, mida aeg teiseks ei tee. Selliseks ma nagu näin, olen endine ja endiseks kui saa. Võta mind just nii nagu näin, sest et siia jään ma. Sina tõid mind kord siia, kui mind poleks siin, sa ei saaks tulla iia. Siin on see, mida aeg teiseks ei tee. Selliseks ma jäin nagu näin, olen endine ja endiseks kui saa. Võta mind just nii nagu näin, sest et siia jään ma. Poleks mind, poleks sindki. Jah, ma olen siin. Poleks sind, poleks mindki. Suur aitäh ja tere õhtust kõigile või õigemini õhtupoolikut. Meil on väga suur rõõm olla täna siin Silvi mälestuspäeval. Silvi mälestuspäev teatavasti toimub juba 12. korda. Ja meie siis oleme nüüd oma kava püüdnud kuidagi kokku panna kõigest sellest tohutust materjalist, mida Silvi omal ajal laulis, leidnud omale mõned lemmikud, mõned laulud. Ja see esimene oli nüüd tõesti Silvi üks võib-olla kõige esimesi, kõige kuulsamaid laule, kui ta laulis telesaates 2 takti ette ja aasta oli siis 1972.
Järgmisena meie tüdrukud laulavad ühe laulu Silvi suure lemmiku Linda Ronstadti repertuaarist ja see oli Silvi üks ka suuri leivanumbreid. Vaid üks pilk. Aitäh! Nüüd on mul au tutvustada teile meie kõige tähtsamat erikülalist, Evald Raidmaa ansamblist Fix. Meil on siiralt hea meel, et Evald nõustus meie projektiga kaasa tulema ja andis meile nii palju häid näpunäiteid, mida me oleme siis nüüd püüdnud järgida ja sellel kontserdil ära teha. Aga meil on üks külaline veel ja palumegi tema nüüd lavale. Airi Alve! Tänan väga. Liane Loog. Tänu temale me oleme tegelikult siin praegu. Ja veel on üks inimene, kellel oli eelmine aasta, umbes aasta aega tagasi oli sünnipäev ja seal me saime Lianega kokku. Ja Liane laulis seda sama selliseks, ma jäin seda lugu. Ja siis esiteks ma tahtsin temaga kohe tuttavaks saada, sest ma lapsest saadik olen temast kuulnud. Teadagi kust, eks ole, suveniiriga igal pool, kellega nad... Suveniiriga ma just tean, et ta laulis. On ju, oli nii? Oli ju? Jaa. Ja siis veel kellega, ja siis tuleb välja, ja siis me laulsime ühes pisikeses kirikus Pärnumaal. Mul olid silmad kinni, ma olin õues, ja siis mõtlen, appi, Silvi laulab.
et tema laulis seda lugu ja siis ma kohe ütlesin talle, et nüüd me peame hakkama tegema Silvi lauludest kontsertkava ja siis ta võttis sellest kinni. Tänu temale see üldse siin toimub, et mina olen vana laiskvorst, aga ta on super hea organiseerija, helistab hommikul õhtul ja tuletab meelde, et ärka üles, et hakkame tegema. Ja Evaldit ma tunnen ka juba ammu, ikka juba väga ammu. Ja just nimelt tema on kõige tähtsam tegelane praegu siin, sest tema mäletab täpselt, kuidas Silvi lood käivad, kuidas öelda, kuidas neid peab laulma, kui pikad on sõnalõpud ja nii edasi. Aga Silvi teadagi lapsest saadik oli minu lemmik. Ma võin isegi väikese uhkustundega öelda, et mind on mõnikord temaga võrreldud, mis on minu jaoks väga suur au. Et ja kusjuures me olemegi väga sarnased. Silvi oli nimelt tuntud sellise natuke terava ütlemise poolest, sellepärast meeldis ta mulle eriti. Et ta oli siuke aus tegelane ja muidugi, kui ta laulma hakkas, siis on selge, et temast ei saa kuidagi mööda. Ja esimene laul, mida ma tema repertuaarist laulan, oli ka esimene, mida ma hakkasin kuulama. Ja see jäi mulle kohe kõrvu, et esiteks Silvil oli erakordne oskus laulda tekste niiviisi, et see jõudis sulle kohale. Tavaliselt muideks sellised lauljaid on vähe. Et kellest suust tuleb niivõrd, esiteks ta oli filoloog, eks ole, ta oli hea diktsioon. Ja selle teksti autor on Jaan Kaplinski ja muusikaautor Valter Ojakäär. Neile, kes teel ja ma arvan, et ma pühendan selle kohe meie noortele siin bändis ja vähe vanematele kaaslastele, et me kõik sõidame väga palju ringi ja õnneks näeme veel vanu armsaid talukohti. Palun. Lõksute kangas puud. Aeg läheb üle kõige, aeg lükkab seinad koost, jääb vaid üks rähni hõige, pistrikub kiljatus soost. Lööb kuskil vasar lokku, kõigel on kõigega seos, et me jääksime kokku, lõhnab marja heinpeos. Et jääks kuskile talu, jääks üks kindel paik, tee ja sild ja palu, kanarbik vaikus ja vaik. Et jääks kuskile kes kaua on ära, neid, kes kaua on teel, neid, kes kaua on teel, kaua on teel. Tänan väga!
läks natuke endast välja. Vabandust, läheb üle. Siukseid asju on mul enne ka juhtunud. Ausalt öelda, kui ma seda lugu kuulasin, siis tuli ka sama asi. Vahepeal tegime korduvalt proovi, siis läks üle, nüüd tuli jälle. Aga las olla. Igaüks saab ise aru, miks see võib nii olla. Kes vähegi teab, mis tähendab meie selline talu ja tore kultuur, mis hakkab vaikselt hääbuma. Aga mis seal salata noored, mõned ma arvan elavad kuskil maal, ehitavad endale majakesi ja sul on juba ehitatud, jah? Sa oled, jah, üks nooremaid meist. Mina elan ka sellises vanas armsas talukohas, oma vanaema ja vanaisa talus, õigemini vanaisa ehitatud talus, et järgmine lugu on just nimelt ka sellepärast mul valitud, et jällegi üks Silvi repertuaaris üks väga mõnus laul, et kindlasti on siin nii-öelda veel maa vanaemasid ja vanaisasid. Et me teame, mis see tähendab, sest et väga paljudel praegu on juba linna vanaemad ja vanaisad, aga see lugu on pühendatud minu vanaemale ja vanaisale, keda ma mäletan, nendest vanemaid põlvkondi ma ei mäleta. Ja mul on siin seljas üks tore asi, tüdrukutel oli ka selline sädelev. See tuletab mulle meelde, et siin lähedal mul elas üks sõbrannagi, kindlasti te teate teda siin kohalikud, Merike Maaraus oli tema nimi, mõtle kui ilus nimi. Et tema näiteks leidis mulle selle bluusi siit kohalikust ühest poest. Ütles, et see sinu jaoks. Et selle ma pühendan temale, selle laulu, tema mälestuseks ta armastas maaelu ja sellist mõnusat ja sooja kodu. Mõnus ja soe. Tiit Saluver. Tiit Saluver, jaa, muideks tal on üks samasugune umbes taoline laul, mille nimi on Naudi. See tuleb tema käest küsida. Nii, nüüd ma võtan ennast kokku. Nii kena on olla, kui pere on koos ja ahjusuus vuhiseb tuli. Jutt päevastest asjadest parajas hoos, kas väljas on sügis või tali. Ei loe, meil üheskoos ikka on mõnus ja soe. On päevatöö tehtud ja koolitööd ka ja lastel on mängida luba. Ja emagi seal, en köögist vist tulema juba. Et vanadat norskab, see üldse ei loe. Meil üheskoos ikka on mõnus ja soe.
tänan väga. Nii, mul hea meel jälle lasta siia nooremad ja ilusamad. Airi Alve! Lianekene. Ma praegu ei laula, ma lihtsalt teadvustan. Ja, ma teadvustan seda asja, et Silvi laulis ka hästi palju koos ansambliga Justament ja mingil ajal nad tegid siis selliseid välismaalugude kavereid. Üks nendest tuleb siis praegu esitamisele. Vahel saatus on helde. Tal on teine nimi ka veel, Tähetund.